tulemast vaatama Teema special episoodi, mida me oleme teie jaoks sepitsenud juba mitu kuud. Just nii, tahame teieni tuua värske ja vürtsika meelelahutuse, mida Kroonika ei paku. Ja kes teab, äkki näeme ka armastuse tärkamist. Kui olete näinud Briti Sidemani, siis võite juba aimata, mis siit tulema täna hakkab. Aga me mõtlesime, et miks ka mitte tuua eestlasteni selline pull. Me oleme üle Eesti kokku toonud 12 silmapaistvat neiut ja Daniel Weinbergsi ülesandeks on lihtsalt valida, kelle ta tahaks neist kohtingule viia. Teises voorus lööme kaardid aga segi. Siin saavad naised enda võimaluse otsustada, kas nad tahavad Danieliga kohtingule minna või lahkuvad saatest. Ei, aga miks nii sitasti tehtud juba? Juba olen pettunud. Miks nad selle õhupalliga seal ei ole, siis õhupalli katki ei tee, kui see Weinberg sisse tuleb? See oleks palju naljakam ju. Ja siis see Weinberg saaks seal olla mingi, et miks ma ei meeldi sulle? Noh, see oleks nagu palju naljakam minu meelest. Kes otsustavad jääda, liiguvad edasi kolmandasse kohtinguvooru. Kas see kohting toob kaasa romantilise edu või täieliku läbikukkumise, sõltub auväärt armu žüriist, kes jälgib kogu mängu kõrvaltoas laivis. Just nemad otsustavad, mida Daniel kohtingul ütleb ja teeb. Ja enne kui alustame, siis sõbrad, palun vajutage seda punast subscribe nuppu, sest kui saame kokku 2000 subscriberit, lubas Lepik oma habeme süsimustaks värvida. Daamid ja härrad, loodetavasti olete valmis, sest Daniel kindlasti on. Kas meil on teema? Alusta! Mu suurimad tugevused on need püssid. Vaat need ei ole väga näha, aga mul on selline rohkem kvaliteet üle kvantiteedi biceps. Mu suurim nõrkus on... Su ema. Mõtleks ongi naised tegelikult. See ei ole see vaakin ju. Ma veits ikka närveerib ju. See on see teine asi. Täiesti haige. Tere, tšau. No nii, kuule asja tšikk. Kuidas läheb? Mulle hästi. Kas ma tohin kallistada? Ikka võid. Kalli. Naisel on mingi suitsetaja hääl ei või? Kallistus. Tead, miks viikingid kallistavad või? Nad kontrollivad, kas selja taga on relvi. Sul on väga seksikas hääl. Kas sa suitsetad või? Aga mul on alati siuke veidike kähe hääl olnud. Ja, sul on veits, et sa oled selline nagu... Sul on äge hääl, kas sa teed tobi või? Täpselt, ma arvasingi baarmen. Mängid kaarte ka või? Ei, ma olen hästi halb kaardimängudes. Okay. Aga kõik arvad, et ma mängin pokkerit. Ja, sest sul on Royal Flush sõrmede peal. Täpselt. No regrets. Ma mõtlesin never regret. No regrets. Ja never regret ka. Kuule, aga see... No regrets. Sa oledki nagu kõndiv bingokaart. Jaa. No nii, kõike tuleb juttu. Ei, millega su vanemad tegelevad? Tegelevad puidutööga, neil on oma ettevõte. Okei. Oota, on ta rikkad või? Ja. Ja kui vanemad on rikkad, siis muidugi. Ja mine muidugi, sobib. No isal on oma ettevõte, on likviidne perekond, ehk siis jah. Mida vittu ausalt? Sa saad pääseda järgmisesse vooru. Ja mine tea, äkki läheb hästi. Ma ausalt ei priivatsi. Davai, tšauki. Yes! Me mehed just mõtleme kõik samamoodi. Täb korteriga piffi. Ma oskad nii hästi naisi lugeda, et hääle järgi see tunneb ära baarmen, suitsetab, kasuisa. No nii, kes tuleb? No nii, kes on järgmine? Natuke närvis. Tšau! Kas ma tohin kallistada sind? Jah, tere. Tere. Ma olen Dan. Ma olen Laura, tere. Väga meeldiv. Meeldiv? Kuidas sul läheb? Hästi. Kus sa pärit oled? Ma olen pärit Märjamaalt üldse. Märjamaalt või? Okei. Kus sa muidu käisid koolis? Märjamaa ei ole Märjamaa, igaks juhuks ütlen. Ma käisingi kuni 12. Chatile, sest chatis on raudselt mingid retardid, kes ei saa aru, et need on 12 erinevat kohta. Aitäh. Üks on kuskil seal Harjumaal, teine on Tartu. Lihtne Skandinaavia naine. Järelikult mingi viiking kunagi käis Eestis ja tegi tutvust sinu vana emaga.
Võib-olla tõesti. Ülioluline. Näeb välja nagu lits või? Jah. Vüürikas või? Ei. Mina ei ole seda öelnud, aga seda ütles Kuum Saun minu chatis kell 11.08. Kuupäevaks oli 3. mai. Sul on oma kord. Sa võid minna. Bye. See oleks hästi. Sa näed ta näost, et tal hakkab vaikselt meeldima. Statistika on praegu hea. Tere! Ei, Sigrid? juba ei. Mis aastal algas teine maailmasõda? Sõda küsimus oli 1920. Lõpeta ära. Lõpeta ära. Jaa, sorry, aga ei, sest et silmaring on ülioluline. Jaa, sorry. 1920. Palun, lahku. Ta oleks võinud midagi nagu veel paremat küsida. Ta oleks võinud küsida siis vabadussõja kohta. Siis nagu läheb Eestiga veel kokku ka. Ei no tegelikult ma oleks juba ei öelnud nagu, ma ei oleks isegi küsinud ajalugu. Ma oleks lihtsalt soengu põhjal ütlenud, et ei, aitäh. Ma meestega ei seksi. Sõda küsimus oli... Ring on lahku. See on isegi võimalus. Vaata, võib-olla ilus naine ja välimus ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on see, et pärast seksi oleks millestki rääkida. Sõjast või? Pärast seksi küsib ajaloo küsimusi. Ja kui sa ei tea, millal algas teine maailmasõda, millest me räägime siis? See on ikka üks raske töö. Tšau! Tere! Tere, tere! Ma olen Dan. Olen Karmen. Karmen, väga meeldiv. Kalli. Kuidas läheb? Hästi. Kas sa pärit oled? Ma olen pärit Tallinnast. Karmen. Tallinnast? Jah. Millega sa tegeled? Sorry. Olen DJ ja produtsent. Noh, kõik sussidega on või? Eelmine eks oli? Ta oli mingi üle 180. Üle 180. Kuule, sorry, ma olen aus. Ma olen ise alla 180. Aga kui ma olen... Huia-nuia, aitäh sulle. Olen ju. Ma näen 262 Landmark, Juancho Viewer, Viiverton ja Benonik. 14 sentimeetrit pikad. Palju õnne teile. Kui me oleme magamistoas ja jalanud tulevad ära, mul on vaja ehitusredelit, et sind suudelda. Et see tuleb nagu veider. Aga me võime seljad kokku ka panna. Noh, suht täpselt sama pikad ju. Nii et jah, mul on tunne, et nagu ma muutun ise liiga ebakindlaks. Peame edasi elumerel seilama. Võib-olla tõesti. Soovin sulle edu. Jaa, ma sulle ka. Jaa, aitäh sulle. Tšau. Tšau. Täna oleks pidanud võimalus andma küll, jaa. Mida sa ajad? Lõpeta ära. Ma ikka oskan. Tšau! Tšau! Mis läheb? Hästi, kuidas sul on? Ongi hea, kõigil on sussid, jah? Väga hea kalli oli. Ma olen Dan. Väga meeldiv Elisaveta. Elisaveta? Jah. Oi, mu väikse õe nimi. Ma pean mingi hüüdnime mõtlema sulle. Liisi. Liisi? Jah. See on ta hüüd. Liisi Riisi. Päriselt? Jah, me peame teise hüüdnime mõtlema. Okei, Lissu. Tere, tšau Lissu. Kui vana sa oled? 20. Okei. Tead, sobib. Nii, pööra ümber. Nali. Sellel on mingi... Nali. Aga Ken filmi taga. Ei, ära filmi taga 20. Oi. Sorry, ma ei suuda pilku pöörata. Sul on thong. Meeldib. Oh, jaa. See on mu väikse vanune ka. Oota, kui vana sa oled? Ma olen 42. Kas sulle vanemad mehed meeldivad või? Kui nad on normaalsed, siis jah. Mis linnaosas sa oled? Mustamäel. Mustamäel? Jaa. Okei, on palju venelasi ka naabruskonnas? Okei, vahet ei ole. See oli üldse oluline. Kas see on praegu rassistlik minu kohta või? Ma olen ise ka poolvenelane. Päriselt? Ja ka Paruski, Tõõkavaris, Paruski.
Ja, да. Ну, а делаем сады по-русски. Давай, let's go! Давай, let's go. Как твоя мама зовут? Мою маму зовут Людмила, твою как? Моя мама зовут Svetlana. Kõige huvitavam on see, et ta ei näe üldse nagu venelane välja, ta näeb välja nagu mingi kuskilt kurdi Lähis-Idast ei või? Mingi türklane või midagi ei või? Mingi rätipea näeb välja. Oot, miks keegi plõksutab? Sest nad on kõik EKRE-st. Oled siis pool vene perest või täis vene perest? Ma olen tegelikult puhas ukrainlane. Oi, millal sa Eestisse tulid? Ma olen terve elu elanud siin. Ehk siis sa tulid heal ajal? On türklase nägu, noh. Okei, su vanemad siis kolisid Ukrainast Eestisse? Ei, nad on sõjas. Mis asja? Nad on sõjas. Nad on sõjas? Jah. Okei, ma ootan nälja. Jaa, siit ei tule nälja. Ja sa oled üksinda Eestis? Jah. Kas sa tahad olla toeks või? Ma võin toeks olla sulle. Davai, lähme sõtta. Lähme sõtta? Jah. Jah, siis. Davai! Davai. Sa pead haistma seda inimest. Mingid uuringuid on ka tehtud. Väga cringe, noh. Kus tehti nagu Ma oleks Helgi ei öelnud peale neid viimaseid 2 lauset, noh. Käitub nagu mingi 10 aastane. Mehed pidid nuusutama riideesemeid ja lõhna järgi valima kaaslase. Ootan nalja! Lõhna järgi valimine. Lähme sõtta! Türa küll. Lõhna on kõige olulisem osa suhtes. Juba kassiks. See, et sa tead, millal algas fucking teine maailmasõda. Come on, nagu. Tere! Tere! Ma olen Dan. Seret. Jaa. Väga armas, võib kallistada. Jaa, loomulikult. Väga meeldiv, väga meeldiv. Väga meeldiv tõesti. 3 sõna, millega ennast ise loomustaksid. Hooliv, armastav ja sõbralik. Millal algas teine maailmasõda? Ta meenutab kedagi või midagi? Ma kusjuures ei mäleta. Tead, sa võid 10 pakkuda lihtsalt. 10? Lihtsalt, mis 10? Kas ei olnud 1910 äkki või? Tead, piis. Piisavalt lähedal. Kui vana sa oled? 21. Piisavalt lähedal. Jaa. 21. Piisavalt lähedal. Ma pean praegu lähtuma vaata sellest valemist. Ma olen 28. Ehk siis jagatud 2-ga on kui palju? 28 jagatud 2-ga või? Jaa. Kas sa ei ole 30 äkki või? Lähedal, jälle lähedal. Oota, mis asja? Seret? 10 pakkuda lihtsalt. 21. Okei, ma pean praegu lähtuma vaata sellest valemist. Ma olen 28. Ehk siis jagatud 2-ga on kui palju? 14. 28 jagatud 2-ga või? Jaa. Kas sa ei ole 30 äkki või? Mis siin toimub nagu? Mida ma vaatan? Lähedal, jälle lähedal. Oota, mis asja? 28 jagatud 2-ga. Äkki sa jälle valesti aru? Äkki sa ei valesti aru? 14 pluss 7. See on siis... See arvestas ka valesti. Kumbki ei tea matet. Ei, 21. See on 21. Ehk sa täpselt... Sa said täpselt õige koha peale. Ehk siis sa oled vanus, millega ma tohin teitida, sa oled nagu täpselt piiri peal. See maasikas. Ehk siis järgmisesse vooru sinuga. Okei. Vaat niimoodi leiab kiiremini armastuse, kui sa saad mängida statistika peale. Meil on väike puhkepaus, sa oled nii suure töö ära teinud. Tai. Miks sa selle ühe tüdrukuni juttu ära saatsid? See, kes ei teadnud, millal teine maailmasõda algab. No sest, et see on nii elementaarne asi, mida võiks inimene... Aga viimane ka ju ei teadnud. Eelmine vaata ütles ka, et teine maailmasõda algas enne esimest. Aga tal olid kenad silmad, nii et ma natukene tulin vastu talle. No nii, sõbrad, tänased üks sponsoreid on meil Libico, kellelt meil on siuksed ägedad alkoholivabad Martinid, millega on ülilebo kokteili teha.
mul on martiini, mul on klaas, veits jääd põhja, see läheb reaalselt pooleks. Seega see on ülilebo ja see aperitiiv maitseb tegelikult täpselt samamoodi nagu martiini vermut ka. Lisaks siis Fentimansi kas toonikut, limonaadi, mida iganes sa tahad, käsitöö tooted, ülinormid. Annad talle väikse segu. Kunagi, kui ma Ülinormid. mingi redelis, siis võime veel näha. Huvitav, et telekas ei tohi reklaamida alkoholitooteid, aga YouTube'is võid või? Oli tore. Ise ei tahaks küll olla seal tema kingades. Hello, my name is Daniel. My name is Paulina. See oli alkovaba või? Okei, ma ei kuulnud seda. Ma juba mõtlesin mingi omi mõtteid. Where are you from? I'm from Ukraine, actually. From Ukraine? Yeah, moved 6 years ago here. Do you like it here? Yeah, I do like, but probably in the future, I don't know where I will be. I've been all around the world. Great. I'm a Mr. Worldwide. Tell me a good joke. Did you know... Oota, mida vittu? Mul läks mingi ekraan mustaks. Mul mingi ekraan ütles üles. Mida vittu? Selle Ukraina heide peale mul läks ekraan läks mustaks lihtsalt. Viperused. Father was a farmer. He was the best in his field. What? Farmer. Okay. My jokes work better when I don't explain them. It's like in a professional... Anyways, it was a pun. It wasn't a very good pun, but that's a very nice outfit. Thank you. If that's your casual outfit, I can't imagine what you might look like on your wedding day. So you have a great fashion sense. Thanks. Yeah, so yes. Not like yes, like Borat, like it's nice, but yes, as in we're gonna meet again later on the show. Okay. You are excused for the moment. Bye. Thank you. Oi, see oli küll hea. Okei, nemad on match juba praegu. Vanuse reegel läks siis aknast välja, ta isegi küsib vanust. Ta on 19 nagu. Ei, siin ma juba tean. Muidugi ei huvita, kui ta on täisealine, tegelikult ühtegi meest ei huvita nagu. Lihtsalt nagu sa nitpikid ja otsid selle ühe asja, mis sind nagu häirib. Siis sa ütled ei. Ja miks sa nitpikid ja otsid selle ühe asja, mis sulle ei meeldi ja tood selle välja, on sellepärast, et sa ei taha inimesele öelda halvasti. Eriti veel kuskil kaamera ees, et jõu, ma ei taha, sa oled paks. Jõu, ma ei taha, sa näed välja nagu mees. Noh, saad aru? Käinud? Jaa. Väga hea. Kuidas see nimi on? Liisel. Tere. Tere, väga meeldib. Väga meeldib. Mis sind siis siia toob? Lubati koomikutega juttu rääkida. Kas sul on midagi minult küsida? Miks sa siin oled? Sest et ma ütlesin jah sellele asjale ja ma otsin armastust. Ja kui ma saan teha 10 date'i ühe korraga, siis see hoiab ülipalju aega kokku. Ja minu aeg on väärtuslik. Ma pean magama palju. Mis sulle voodis meeldib? Hellus. Okei, räägi mõni nali. No sa oled ekspert, ma ei taha sulle jagada. Ei, ma annangi nagu hinnangu. No seda võib pärast teha. Hei, sa oled tore inimene, lihtsalt. Mina olen nagu praegu elus õppinud seda, et kuna me mõlemad teeme nagu komedit, siis minu nagu üks raudreegel on see, et ära situ seal, kus sa sööd. Ehk siis mina teisi koomikuid ei teedi. Ma ei olegi koomik. Ehk siis ei ja Rannamaia sinuga. Kui ta ütles, et talle meeldib voodis Hellus, ma ei uskunud sekundikski. Ma sekundiks ka ei uskunud. Sain aru, ei, sa tahad, et ma panen su pea vetsupotti ja vajutan flash. Mitte, et mulle meeldib selline asi, aga ma tunnen inimesi. Ta on freak. Freak of nature. Tere, ma olen Dan. Tere. Mida ütlesid? Käisid Rokkas või? Ma käisin Rokkas. Natuke Elsa moodi või? Jaa. Kas sa õhtul kokkutulekule lähed? Võib-olla ma kujutan ette, ma ei tea. Ma ei ole kutsutud.
Mis mõttes? Ma ei tea. Vilistlaste kokkutulek on? No ma ei teadnud, et see üldse toimub. Aga Facebookis on event. võib-olla lähen. Okay. Ma ei tea. Ma praeguse põhjal ütleksin juba eos ei. Meil on aina vähem aega, mida vanemaks me saame. Ja ma hoian nüüd sinu aega kokku ja minu aega kokku ja mõtlen kohe ei. Aitäh. Sa võid lahkuda, aga oli meeldiv. Tere. Tere. Kuidas läheb? Väga hästi. Ingrid? Ma olen. Väga meeldiv. Väga meeldiv. Reidi mu peput. Okei. 10-10. Suurepärane. Tahad katsuda ka või? Ma jätan selle järgmiseks vooruks. Kahju. Sul on väga ilusad silmad. Aitäh. Mis sulle minu juures meeldib? Su soeng. Mu soeng. Aitäh sulle. See on kindlustatud. Millal algas teine maailmasõda? Mis ta oli mingi 45, ma ei tea. 45 lõppes. 40 umbes kuskil. Aga sa oled kõigist osalejatest. Kõige täpsem selles suhtes, et nagu teistega võrreldes. Mis see päriselt on 39 mingi sügis 39 oli. Aga esimene vend pakkus 1920 ja teine vend pakkus 1910. Ja siis tuli mingi kolmas vend ja ütles, et 28 jagatud 2 võrdub 30. Pannud kõige lähemale. Tegelikult vastus on 39 või 37, kui sa loed Tšehhoslovakkia annekteerimist. Aga puhtalt sellega oled sa saanud järgmisele voolu. Ehk siis minu vastus on jah. Palju õnne sulle! Näeme siis järgmises voorus. Oleme jõudnud teise vooru, ehk nüüd on aeg neiudel otsustada. Need, kes sooviksid minna järgmisse raundi selle kena seksika noormehega, jäävad paigale ja need, kes ei soovi, astuvad sammu ette. Mis te arvate, kas keegi läheb ära või? Ma arvan, et ei lähe. Ma arvan küll, et läheb. Keegi ikka läheb. Üks ikka läheb. Ma arvan, et üks ikka läheb. 3, 2, 1. Võtaksime selle väikse No täitsa puts, mida sa reklaamid oma mingit sitta mulle kogu aeg, türa. Tõmba nahhu oma kasiino jutuga, türa. Kalledne. Mis siis juhtus? Kõik on väga hästi, sa oled super. Lihtsalt mitte sinu jaoks. No head aega siis. Mul on hea meel, et otsustasite sõelale jääda. Grupp, teeme grupp. Slaavi naised ühel pool ja Eesti naised teisel pool. Kõik teeme töö. Need kõigiga musi ka. Nii ja nüüd väike musiring. Mina olen esimene. Lähed sinna ja räägid, et sinu unistus on alati olnud nagu lauljaks saada. Et sa oled alati tegelikult sisimas nagu unistanud sellest, et sa tahad Eesti superstaari võita, eks ole. Palud, et kas tema oleks nagu sinu Mihkel Raud ja hindaks sind. Davai! Edu! Esimene teit. Tšau. Kuidas sul seni siis? See tüdruk meenutab seda Elo Mõttust mulle veits, ma ei tea miks. Emotsioon on? No väga põnev. See Elo Mõttus on see, kes seda kuradi täistundi teeb. Said sõbrunesid teiste naistega ka, jah? Jaa, ma leidsin nagu selle tütar oleks. See on jah, minu jaoks ülioluline, et mu naised omavahel läbi saaksid. Räägi talle oma superstaari unistusest. Ja mul ausalt öeldes, mul oli tegelikult... Ja see on see Sidemani mingisugune koopia, jah. Kuigi ma ei ole neid Sidemani asju ka näinud, aga... Tahaks minna superstaari saatesse. Nad alguses ütlesid jah, et nad kopeerivad Sidemani. Saaksid olla minu Mihkel Raud, et ma laulan sulle. Ja siis sina annad enda ausa arvamuse. Ikka, jaa, muidugi. Küsi Tšikilt 3 sõna ja tee sellest lugu. Ma tohin sult küsida 3 sõna ja ma teen sellest ühe loo. Okei. Laupäev, sinine,
ja Ingrid. nüüd ütle, et enne peab ikka... Never mind, mingeid Sidemani omi, ma vist olen näinud ikka tegelikult. Seda, oota, ma mõtlen, seda ma vaatasin. Kas mitte see kuradi mustanahaline ei käinud seal või? Kuradi pärdik. Speed. Speed minu meelest käis seal, siis see mingi haipis. Siis ta ju tegi mingit backflippe seal ja mingi lõuga seal. No toda ma vaatasin. Ja. Mis see kolmas sõna oli? Mu nimi. Oota, panen juuksed potsi, siis ma... No ta on reaalne pärdik nagu. Ta on täielik pärdik, see Speed. Nagu vaata, mis asja ta teeb. Ta ei käitu nagu inimene ju. Nagu noor Erik. Ja see ei ole nagu pärdik sellepärast, et ta on mustanahaline, vaid ta reaalselt käitub nagu pärdik. Ja aja kogu aeg ta nime sassi laule all. Ingrid oli see nimi, jah? Jah. Ingrid, Ingveri, Ingel, täna on, taevas on sinine, ujume sinises vees. Käes on laupäev. Ta on suht noor ka või? Ja no kindlasti see annab ka juurde, jah? Tõuse püsti ja mine hingega kaasa laulu. On sinine, nagu taevas, nagu ta silmad. Okei, see oli super. Ära lõpeta laulmist, jätka. Ja põlvele. Kui naine armastab mees. Kõik tööd teeb ära tema eest. No, seda lugu tean mina ka. See oli väga. Ta tassib puud, ta teed... Tere, ma ei mäleta neid sõnu väga. Sa kindlasti jõuad Ja sul kaugele. on väga hea Mihkel Raua impression. Aga sa pead rohkem niimoodi tegema. Nagu sul on midagi silmas või nina ja sa ei tunne oma kurku. See on Mihkel Raud, vaata. Dan, küsi tema käest midagi. Mida põnevat sa enda kohta oskad öelda? Ja vastab sega vahele uue küsimusega. Okei, ma teen lühitutvustuse. Ma armastan kasse. Mulle meeldib väga lugeda. Millal sa muidu... Näita mulle naist, kellele ei meeldiks kassid ja nagu reaalselt. Ütle mulle ja siis see sama naine tuleb, et ma olen eriline. Sa ei leia minusugust mitte kuskilt. Mis trennis käisid? Kui ma olin lasteaias ilmselt. Mis trenn see oli? Ujumine. Ujumine. Küsi, kuidas nagu tal ujumises läks ja siis sega vahele. Kuidas sul ujumises muidu läks? No ma ei olnud kõige Kas sa uudiseid oled lugenud viimast? Ma olen uudist. Okay. Mis on viimane mingi uudis, mis sulle kõrvu jäi? Peale seda uurida eelmise kallima kohta ja siis hakka enda kallimast rääkima. Kui vana su see eelmine eks oli muidu? 23. Et te elasite koos muidu või? No tuleb nii välja. Jah, me ise ka kolisime liiga vara kokku. Küsi uuesti, kuidas ujumises läks. Aga kuidas sul seal ujumises läks? Et kas sul jäi külge see või uppunud? Sa ei ole ju paraku. Uppunud veel ei ole, paraku. Sega vahele ja siis ütle, et sulle ei meeldi, kui inimesed teistele vahele segavad. Ja mulle muidu ei meeldi, kui inimesed teistele vahele segavad. Kas ma segasin vahele? Ei. Ma ei tea, aga noh, ma tunnen, et ma nii korda proovid sulle avada. Ja sa hakkad rääkima kogu aeg. Tere, see on nii räige. Oma eksist, kellest sa, sorry, aga lihtsalt minu hinnang on, et sa ei ole temast üle saanud. Sa ei ole enda eksist veel üle saanud. Sest ma ise mõtlen kogu aeg oma eksile. Iga päev. Esimene mõte, kui ma ärkan ja kui ma magama lähen. Mul on üks pleed, mis ta mulle kunagi kinkis. Ja kui mul on mingi uus naine, siis ma panen selle pleedi neile peale, nii et ma ei ütle, mis selle on. Kiida ta välimust taevani ja ütle, et ongi... See peab olema real story nagu reaalselt, see peab olema ju real story. Muidu, kust sul siuke asi tuleb? See peab olema real story ja siis ta ütleb, et ta tegi nalja. Ei või? See peab olema real lihtsalt. Kust sa võtad siukse teksti? Sa elu sees ei genereeri seda ju. Või genereerid või? Aeg lõpetada, tooge järgmine peale. Aga sa oled väga kaunis neiu. Sul on hea... Nagu see, et ta oma mingit, ma ei tea, et oma mingi eksi igatseb, see võib olla fake pask.
aga see, et tal on mingi eksi kingitud mingisugune asi, mida ta on kellegile peale pannud, see on suht riil. See võib olla nagu riil. Ilus figuur, ilusad juuksed ja mul oli... Sest see lihtsalt tundub nii random asi, mida nagu, no see tundub nagu liiga uskumatu nagu. Ta võiks olla rohkem selline, kes kuulab ja võib-olla oskab kaasa rääkida, mitte ei lahmi nii palju. Kas eesmärk ei olnud, et ma leian armastuse? Ei no, et panna proovile, teie armastusproovile. Kas sa läheksid temaga uuele kohtisule? No vajab seedimist, see mõte. Näed. No näed. Sa meeldid talle ikka, Dan. Nii, järgmiseks ülesandeks. No olgem ausad, ei meeldi. See Eit on tegelikult juba ära otsustanud, ta lihtsalt kaamera ees ei tahtnud halvasti öelda. Sa näed sellest näost, et noh, see ei ole naine, kes tahab uuel teidile minna. Ta võiks olla rohkem No sa näed siin näost, see ei ole selline, see. kes kuulab ja... Kas eesmärk ei olnud? Kas sa läheksid temaga uuele kohtisule? Vaat seda nägu. No vajab seedimist, see mõte. Näed. No näed. No see on selgelt, et... Järgmiseks ülesandeks. Selle tüdrukuga tõmbad kohe tema tooli endale lähemale või siis lähed ise talle lähemale ja oled terve aeg temaga hästi sensuaalne. Et sulle meeldib, kui naine on dominantne, vaata. Et sulle meeldib dominatrixid, nagu teemad meeldivad, eks ole. Ja siis meil on ülesandena on sulle veel Ulakast kaunitarist on sellised 2 propsi sulle. Ja sa võid ise otsustada, mis sa teed nendega. See on kinnisidumisnöör ja need on rakmed. Kui ta teeb sulle midagi, siis sa võid ka teha või no igatahes, et sulle meeldib just, et ole tundlik, et sulle meeldivad dominantsed naised. Nii. Et ma ei tea, kas sulle meeldib selline nagu kui on mees jõuline. Pigem ikka jah. Pigem ikka jah. Peaks ikka olema. Selles mõttes ma olen ise üpriski tegelen sellist hobidega. Mis hobidega? No ma tegelen tai-boksiga, ma olen kaitseliitlane olnud. Et sa oled selline tugev naine, jah? Jah. Ütle, et ta võiks sind lüüa, et sul on nii rock-solid äpsid. Kuule, kas ma võin paluda sult, et sa lööd mind kõhtu? Mina treenin oma kõhulihaseid palju. Ei, aga palun. Aga ära endale viga tee. Löö mind kõhtu ja vaata, et sa endale viga ei tee. Türa, see on nii hea lihtsalt, see on nii hea. Sellepärast, et sa ütled talle lihtsalt, et sa oled nõrk sellega lihtsalt. Saad aru, see on nii hea lause. See on nii hea lause lihtsalt. No. Mulle ei meeldi inimesi. No, aga proovi. Olen valmis või? No. Väga hea oli. Oli hea või? See väga hea. Ega sa haiguta. Sa oskad ennast kaitsta ka siis, jah. No ma selles mõttes ma tai-boksiga hakkasin. Ma kunagi ammu tegelesin tavalise boksiga. Siis ma mitu aastat teenin üldse. Pane perse veel rohkem üle ääre. Täiesti tooli ääre peale. See kaitsmise pool on nagu... Sul pole nagu probleem. No, sulle meeldib, kui mees on jõuline, aga samas sa oskad ise olla ka selline... Ei no kui vaja, siis ma saan ta paika panna ikkagi. Võid paika panna ka. Kas ka magamistoas? Liigu talle nagu vaikselt lähemale, aga sujuvalt, hästi sujuvalt. Nii kaua, kuni te sosistate. Ja, okei. Sõnadega, ma arvan, ma panen... Sõnadega oskad paika panna. Selline... Ma ei kuule väga hästi, vaata. Ma olen seal mingi... Energia on ju olemas. See meeldib niimoodi lähedalt, vaata. Nagu kuidagi sosistada niimoodi, vaata. Et tegelikult sosistada on ju fun, on ju. See on nagu meie väike saladus. Küsi, kas talle ASMR meeldib? Kas sulle ASMR meeldib või? Mis asi? Kas sulle meeldib ASMR? Ma tegelikult ei tea ka, mis on. Sa lugesid kuskilt netis, seda mõtlesid, see on something jazz. Kas sulle BDSM meeldib? Mingi väga nagu crazy kinky asi ei ole nagu väga mulle nagu. Mida sa pigem nagu eelistaksid? Kas nööri või rakmeid? Pigem rakmed. Pigem rakmed, selge. Nahk, nagu nahk. Pigem rakmed, et mulle meeldib, kui naine on dominantne ja Ulakast kaunitarist on siin sellised rakmed. Nii. Kurdi rakmed, ta on nüüd see. Ma tegelikult tahan neid ise saada panna. Paned nagu nii, tegelikult oota, ma tahan ise need panna. Kas sa saad mulle ise panna need? Nagu inimesel. Sulle või? Äkki, tead mis oota? Ma ei jõua ära oodata. Pane siit. Jah. Oi, sa tunned üli hästi seda. Mida ausalt. Ma tahan ise neid kanda. Kui see on vale, siis ma ei taha olla õige.
ütle, et see nööri on sul ka, et las seob selle. Mul on nööri ka, et kas sa saad mu käed kinni siduda? Palun. Uurid, et kas ta on nööri varem kasutanud magamistoas? Ära pane nii käsi, siis paned käed ikka niimoodi. Ma hakkasingi just küsima, et kas sa oled varem magamistoas nööri kasutanud, aga... Ei, ma olen seda metsas kasutanud. Ahah, et sa oled mingi Vene sõdurit niimoodi kinni sidunud. Ei. Sa oled väga hea selles. Ütle, et ta su pikali suruks. Väga imelik, see toimub ausalt. Oh my god, raksud käisid läbi. Ma kuulsin küll, kas sul on hästi või? Mul on väga hästi, ma olen nagu teemant. Võime jälle istuda siia. See mingi kohe ühe hetkel käid äkki. Sest ma pean sinuga täiesti aus olema. Issand, mul käed värisevad. Jah. Ma võin öelda, et ma olen sinusse kõrvani armunud ja ma võiks abielluda. Mitte nagu kohe. Ja põlve peale. Et nagu lihtsalt kohe, kui notari juures on nagu aeg. Et mul ei ole mingit sõrmust, ma ei arvestanud sellega. Mis see, et kas sul oli korter ka? Kas sul muidu oli korter ka? Mul on oma ürikas, aga ma ei oma veel korterit. Istu tagasi, kui sa said teada. Istu tagasi, kui sa said teada, et korterit ei ole. Et no siis ei ole kiiret. Jah. Ja see aga prenupi teeme käes enne nagu abielu ikka. Mis me prenupi müürilepingut? For the future. Jah. Ei, mida meil... Selles mõttes on hea, et me oleme vaesed, siis me peame tegema mingi baikerite kokkuleppe. Jah, true. Ma tätoveeriksin su nime ühte kohta. Sa oleksid 3. inimene, kes teeb. Mida vittu, saad aru, ja nüüd see on internetis ja kõik tulevased mehed teavad, et kuskil on mingid vennad, kes on keppinud seda heite ja siis endale kuskile tatoveerinud ta nime. Terve internet teab nüüd seda. Nad tegid mingid väiksed, jah? Ei, üks neist tegi mu hüüdnime siia suurelt, teine tatoveeris Kadri ja niimoodi suurelt ümber randme. Siis ma mõtlesin teha Kadri, aga suure chest piece'ina. Kadri-Ann. Ma teeksin Kadri rinnale ja Ann seljale. Siis ükskõik, kus poolt sa mind vaatad, siis sa tunned ennast ära. Please do it. Küsi, et kus temal kõige ekstreemsem koht, kus tal tattoo on? Mis on kõige ekstreemsem koht, kus sul tattoo on? Mul on suht näha kõik. Hei! Ma pean nagu... Au. Let's go. Oh my god. Kuule, see oli ju paks hea ju. Actually sobiks hästi ja... See oli minu jaoks täiega see Lord of the Ringsi asi, kui ta oli mingi ajas on Galadri oli see. Sest ma olen nagu räige Lord of the Ringsi nerd. Kas ta oli näha, et mul läksid silmad särama kohe, kui ta ütles, jah, see on see, ma olin mingi... Tegelikult suht populaarne film. See on küll real take, jah. Kõikide meie osalistel on Ulaka Kaunitori poolt siis süke... Lihtsalt sa pead ise olema nagu... Sest ma tean, et ma saan kõigega hakkama. See heit mulle üldse ei meeldi. Mis tööd sa tegidki? Krüpto. Väga lapsik. Nagu jalad full lahti. Alfa poos. Ja. Ma ise krüptot ei osta, ma investeerin nagu ise endasse. Et ma teen neid stand-up tuure, on ju. Eelmine aasta müüsin 1500 piletit oma tuurile, on ju. Et sa ise tee matat, mis on 18 eurot pileti eest, on ju, et palju see on siis. Aga põhiline tasu tuleb ikka siis, kui ma Rogerile sooja teen. Aga põhiline tasu tuleb ikka siis, kui ma teen Rogerile sooja. Ta on üks stand-up koomik. Tuusta talle oma alfa meele teirutiini. Tead, mis ma iga hommik teen, kui ma ärkan või? Ma esimese asjana ma lähen alla, on ju, majas. Siis ma panen tatra keema. Ja seni, kuni tatar keeb, ma teen 40. Ta on mingi isto vaataja. Kätekõverdust. No ma 40 ei teen, ma teen mingi 5. Ja ma karastan ennast. Ma rohkem ei jõua. Nii valus, et ma tunnen, et ma minestan kohe. Ja siis järgmine, et ma olen rohkem ärkvel, kui kunagi sai olla. Ma TikTokist nägin, see on hea CEO morning rutiin.
et sina, kes sa tahad ka krüptomiljonäriks saada, vaata, et meie nagu CEO-d, meil peab olema natuke teine rutiin nendest tsiviilisikutest, on ju. Sellega ma tunnen, me nagu vaibime, on ju, et me vaibime et me ei lepi keskpärase eluga. Me ei lepi. Ütle veel, et me vaibime ja tõmba enda aluspüksid ka üles. Oi vittu. Ütle uuesti, et me vaibime ja tõmba truubad üles, sest see leidel olid need mingid trussikud, olid mingid tissi vahele tõmmatud. Vaibime. Jah. No näe, kus sellist asja ma küll ei tee. Sa oled paigal. Miks sa paika on vaja panna? Muidu oled nagu kuulnud ka minust või? Name drop. Mine putsi. Või tugevalt. Ei ole. Et tegelikult ma siin tunnen päris palju, mul on... Mida vittu? Nagu imagine, et sa lähed koomikuna saatesse ja sa expectid, et kõik teavad sind sellepärast, et kõik teavad ju, et mingi koomikutega mingi teema ja siis lihtsalt mingi eit ütleb, et who are you nagu. Instagramis suht kõik sõbrad on selle blue checkmarkiga, vaata, et me siin... Mul on Jan Uuspõllu number, ma tunnen... Ma ei tea, kes see on. Küsi palju teil Instas follower. Ma ei tea, kes see on. Kui palju sul Instagramis follower on muidu? Mingi 900. See 900. No see on selline hea stardipositsioon. Et sinus on potentsiaali, tuleb lihtsalt tööd teha, panna natuke selliseid riskantseid fotosid ja... Mis asja? Räägi tema potentsiaali. Et sul... Kas sa räägid ise endaga või? Mul on vahest, mul on hääled peas. Frost, aitäh sulle. Ütle, et sa oled lisaks täielik fitness-guru ka ja jõmmimees. Jaa, aga ma võin ise ka, tahad näha mind ilma särgita või? Toetame Susu Pahtoni. Aga enne, et pead kätekõverdusi tegema. Oota, aga ma pean enne kätekõverdusi tegema. Jaa, see ütles palju? 40? 40, jah. Davai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31, 32, 33, 34. Davai. Sa oled suur, Dan, sa oled suur, suru. 2. Mida asja? No peaaegu. Ja ma just tegin nagu, lava taga tegin 200 tükki. Tegelikult, et see oli nii easy nagu. See tegelikult üli lihtne. Näita veel oma jõudu, võta see tool üles ja hakka seda nagu üles tõstma nagu kangi. Hinga sisse, hinga välja, rahu, chill. Vaata, ma jaksan seda tooli ka tõsta. See on väga raske tool. Ütlen sulle, meil on teine maailm. David. Väga hea. Sa tead täpselt, mida sa tead ja mida sa tahad teada. Täpselt nii. Ja pea ei olegi prügikast. Täpselt nii pea ei ole prügikast. Sellepärast sulle sobikski nii tark mees nagu mina, et kui sul on mingi üleliigseid mõtteid, sa saad siia prügikasti nüüd visata. Ei, su pea ei ole ju prügikast. Mitte keegi ei ole mulle nii ilusasti öelnud olema. Aitäh sulle. Hakka nutma, sest nii ilus. See on väga cringe. See oli väga ilus. Mis sa ütlesid praegu? Davai, nuta. Ütle, et sa tahad, et ta helitaks sind. Kas saaksid mulle pai teha? See on hea, et sa oskad piirid kohe paika panna. Ja ma arvan, sa oled liiga lähedal. Ma olen liiga lähedal. Ja nagu, ärme kiirusta, jah? See on aus. Ma tunnen ka nagu seda, et eriti pärast neid kätekõverdusi. Ma nagu kiirgun testosteroonist, vaata. Siis ma nagu saan aru, et sul on nagu... Sa oled täitsa ära või? Ei, nagu ma ei taha lihtsalt sinu naiseliku energiaga niimoodi ma varsti kuulesin. Konsensuslikkus on väga tähtis sulle. Nii, oota, midagi naisenergiast huvitav, nii. Nõusolek on minu jaoks ülioluline. Mine järjest kaugemale ja räägi valjemalt. Ja kui sa tahaksid, et mina läheksin sinust kaugemale, siis ma olen veel kaugemale. Seda me leidsime. Kes võtab minu poole. Ja aitäh sulle. Ja teeme hästi kõva. Kas Kalliga oled nõus? Ei karda? No,
väga tore oli. Aitäh sulle. Sulle samad. Ei, see oli väga hea. Saadelt. Pane üks lõvimõire. Kõik loomine ei mitte. Jah, tükki. Sain teha natuke National Geographicut sulle, et said targemaks. Aga mis on midagi sinu juures, mida... Kas see eit ei olnud kuskil selles kuradi... Ma ei tea, see mingi saates või? Sain teha natuke National Geographicut sulle, et said targemaks. Jaa, mingi rajureede, jaa, just ma mõtlengi seda rajureedet. Kas te ei olnud seal või? Kuskil mingist saatest ma olen näinud seda eite varem nagu. Nagu kuskilt on nagu tõttav. Hakkab poole lause peal T-Rexi lihtsalt lambist tegema, nagu full T-Rexi. Veits nagu arglik, aga mitte nii arglik. Arglik, kas sa seda karra näiteks? Ei karra. See ei olnud hirmus praegu. Ei, selline nagu kindlasti nagu krokodilli moodi, no. Ei, praegu korra kartsid. No see veits oli nagu... Küsi, kas ta impressioneid oskab teha? Kas sa oskad mingit, kedagi järgi ka teha mingit impressionit või nii? Siis ütle, et sina oled räigelt hea. Mina olen räigelt hea. Kas sa tahad, ma teen oma Richard Nixonit või? No. My name is Richard Milhouse Nixon and I struggle with addiction. Tahad minu Joseph Kennedyt kuulda? No, kuulaks huviga. We go to the moon, not because it is easy, but because it is hard. Seda ma pean harjutama veel. Võin oma beebilõusta, tahad kuulda mu beebilõusta või? Maja ees on võõrad. Keegi murrab mu koju sisse. Tulge appi. Ja ta oleks võinud teha, ta oleks võinud palju parema nalja praegu teha. Ta oleks võinud öelda, et tahad, ma teen beebilõusta või? Ja siis oleks võinud mingi noa välja võtta, suka pähe tõmmata ja siis öelda, et raha siia. Mida vittu, see oleks geniaalne lihtsalt. Hakka lambist delfiini tegema. Sul mingid allergiaid on juhuslikult või? Mul on tolmu vastu allergia. Mul on ka praegu just kevadel, vaata, kui tuleb see õie. Siis hakkab tekib, vaata see. Kuradi, mul ajab nagu niimoodi nagu naerma, vaata. Elevant. Tead, elevant on ju see. Mis see häält elevant teeb? Kuradi... Ma kooli ajal käisin korra näiteringis ja midagi sellist me õppisimegi. Kassijääd võib ka teha nii. Jah, kassi ma oskan hästi. Aga sa teed mõnikord kassile otsa näkku nagu, et ta justkui saaks aru. Ole järsku detektiiv, uurija, küsida nagu intervjuu küsimusi. Kus sa muidu viibisid eile kell 7 õhtul? Kus ma eile viibisin? Jaa, kell 7.03. Mina viibisin kodus. Kodus? Jaa. Kas sul on kedagi, kes saaks kinnitada seda? Mul on 3 tunnistajat. Istu nagu lind oksa peal seal diivani peal. Ja kui ma küsiksin su sõpradelt üle, kas nad kinnitaksid, et te mängisite kaarte? Jaa, nad kinnitaksid. Siis teile leiti Ülemistest üks laip ja... Laip? Ja siis ma mõtlesin, vaata. Ja pooles lause pealt hakka T-Rexi tegema jälle. Mingi laibast oli hea, aga mina ei olnud kindlasti. Sinu pool, jah? Olite, jah? Jaa, me mängisime krokodilli ja krokodilli, jah? Sellist krokodilli. Ai, sorry, mul see õietolmu allergia, vaata. Lambist lenda minema lihtsalt, tee seda ukusuvist ja seda linnu häält. Ja. Kuule, aga ma nägin mingid maisiteri seal, et... Okei, noh. Kuidas see läks? Väga hästi läks. Ta oskab nalju teha ja ma ei ole kunagi nõukest nalja inimesega teidi. Nalja inimest. Nii palju naerda sai, et... No näed siis. No väga palju asju tegelikult. Alfa maal, jah. Sul on uus move, näen. Meid kõiki kaasa võtma. Viimane. Selle teide puhul sa oled räige salsaõpetaja, siuke sensuaalne, õrn, natuke Spanishit pane juurde, siuke siuke seksikas. Õpetad tal erinevaid liigutusi, küsid, mida tema oskab. Sa oled Enrique Inglesias. Salsa õpetajana. Väga hea, let's go!
me ütleme sulle aeg-ajalt, ütleme sulle freeze kõrva ja siis sa pead jääma täiesti nagu kivipoosi, kuniks me ütleme siis unfreeze või siis stop, siis võid edasi liigutada ja käitu nii, nagu midagi poleks juhtunud. Hello. Hi. Do you like dancing? Yeah, I do. Yeah? What kind of dancing do you do? I do jazz funk and high heels also. Oh, we should try a couple of moves. Right here. Yeah, right here. This is I don't have any heels. You don't have any heels? Räägi, et sa oled salsaõpetaja. Because I'm a salsa teacher. Salsa teacher, I really? teach salsa. Dancing. For how long have you been dancing? Really, ever since I was born. Really? Because I was born to dance. The dancer, lives in me. And how long have you danced for? I actually love dancing since my childhood. It's also almost the same. Yeah, okay. Räägi talle hästi palju juttu, kuidas ta silmad on tähed. I just keep losing myself into your eyes. You're so... There's the ocean. Yeah, you're like the ocean and I'm like a drowning man. Suht sinised silmad on küll tal. See oli ka esimene asi, mis ma tähele panin nagu. And I just feel like when I talk to you, I feel like this connection. Do you want to do do you know how to do the Vienna waltz? 1, Maybe, 2, yeah. 3. Maybe. You want to try that one? Yeah, you want to try that one? Let's dance. Why? We're stuck. One stop. Laula ladina keeles. Okay, so Veni creatus spiritus. Veni creatus spiritus. That's how you sing while you dance. Well, see, we're getting the hang of it. Keeruta teda nüüd alguses rahulikult, aga ära lõpeta keerutamist. Okay, let's keep spinning. Let's keep spinning. Okay, I have a handover. Oh, don't fall. It's funny, I know. Nüüd ütle, et sa oled tegelikult salsas ikka tegelikult palju parem. But I'm actually much better at salsa. Ja nüüd õpetad talle salsat. So do you want me to show you some my own this is like my own salsa moves that I invented. So basically you gotta move your hips like this, and you sometimes do sometimes you do like this with your foot. Because I'm from Jõhvi, so it's second most eastern city in Estonia. So I do like salsa and I do like a jump style. I had the jump style elements to it. And Kui sa enda jala kikki teed, siis friisi. And you gotta Let me dance. Yeah, you do this and then you... Like this. Unfreeze. Oh, my leg got a little stuck. It's an old injury. Sometimes I get frozen. But yeah, we can sit. I think you're really a special person. What do you find special about me? Just your general vibe. It's hard to... Oja. This again happened. It's hard to move. You're drowning in my eyes. Stop. What? Käitu nagu poleks midagi juhtunud. I don't know, I just feel really calm when I talk to you. Does that make sense? Yeah, that's actually a good side. Yeah. So I feel like you're like a kind person, and it kind of melts my anxiety when I look at you. Yeah. So, yeah. Sometimes I kind of Nii lahe. Ütle, et sa kirjutasid temast luuletuse tegelikult. This is kind of embarrassing to say, but I actually wrote a poem about you. About me? Yeah. Really? I memorized it, so I don't have Mõtle, kui imelik tegelikult selle tšikil on, sellepärast, et ta ei saa eesti keelest munnigi aru, ta ei tea, et see tüüp on nagu mingi comedian nagu actually. Or in Estonian? Okay, stop. It's in English, yeah. It's in English, but it's like 3 verse. I forgot your name, I'm sorry. Polina. Polina, yes. Yeah. Polina. You're so pretty. I can be your Buratino. You can be my Polina. And then we can go to Superalko and buy some viina. I'd love to take you out dancing and then we could visit the German city called Danzig. Yeah, it's in English. And we could walk on the old town, look at the stars, Look like your freckles.
And while we dance, you can hear me stutter. It's kind of like it's not like a finished. Thank you, that's pretty. But yeah, I hope you liked it. I like it, thank you. Küsi, et mida ta sinu kohta tahaks teada? Is there something you would like to know about me, maybe? Yeah, tell me about yourself, everything you feel like I need to know. Freeze. So I've been doing like stand-up comedy for over 12 years now. I started like very young, and that's what I do like. Stop. That's what I do like professionally, you know. So it's a kind of like a high-pressure thing to do, but I'm very passionate about it, and I like to make people laugh. Mingi 14-aastase mindsetiga. On küll. I'm successful at it, sometimes I'm not. Aga noh, ta on ju mingi laulja või noh, ta tahtis olla laulja, aga tal vist sellega ei läinud väga hästi. Ta ju tegi seda mingit muusikat mingi aeg. Could you teach me like a dance move? See blond tüüp tuli, ma mäletan, oli see, kui ma selle mingi auhinna sain selle 2017 või 2018 oli see play nupp. Ja siis play nupul see vend tuli mingi, üliäge, mis sa teed? Ma ise teen muusikat, aga noh, see, ma ei tea, sa ütlesid ikka suht halvasti ja et mingi, et noh, ma ikkagi tegin seda nagu mingi südamega ja mingit siukest juttu saab meil siis mingit, noh, ei no jaa, ega kui noh, ei meeldi, siis meeldi, vaata, ei saa midagi teha, unlucky, vaata. Ei no jaa, aga ma ikka proovin ikka läbimurret saavutada, mingit siukest mäda ja täitsa. So I've been doing like stand-up comedy for. Ma juba siis sain aru, et see on mingi ebameeldiv inimene nagu, kes mingi surub peale ennast. Like very young, and that's what I do like. Tema ja maailm. Ukrainlane on jumala That's tannu. what I do like professionally, you know. So it's a kind of like a high-pressure thing to do, but I'm very passionate about it, and I like to make people laugh. And sometimes I'm successful at it, sometimes I'm not. But I feel I'm in a really good place right now with you here. Küsi, et kas tema saaks sulle tantsu veel õpetada teidi lõpuks? Could you teach me like a dance move? I don't know, like high heels, it's like more like feminine. I can be feminine too, like I'm in touch with my feminine side. It's kind of unexpected. Mis asi see high heels on? See on mingi porr või? Mis asi see on? Mingi strip või? Mis asi see on? Do it. So you need to just stand out like this, your legs like this. Yeah. And then you go like this. Okay. Do it. Now, like, wait, your hands. Okay. They go like this and then like this. Oh, okay. So it's like. Like that. Yeah. That's a very good move. You like this? Yeah, I like it. Koos ükskord veel. Okay, let's do it one more time together. Okay, okay. 1, 2, 3. High heels on kõrged kontsad. Nagu, see on retard. Nagu tule ilmselgelt, need on kõrged kontsad, aga mis see tantsu mõistes tähendab? Mida vittu ausalt? Hoia, hoia, hoia. See ei ole normaalne. See on nii halb. Mul valus, ma vaatan. Also, I feel like we nailed it. Yeah, thank you. You can see like my ass shape on the couch here. I think you're a very cool person, but thank you for the date, and can we hug one more time? Sure. Yes, Thank you, you, Paulina. You're very cool. Me too. Hoia, 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 hoia. Okei. Thank you. Ei saa, teeme see oli ebamugav. Ma valiks nagu kõige pehmemad vendad. Sorry. Kas need tšikid nüüd saavad otsustada ka või midagi või? See oli väga hea. Väga fun oli. Mis neist arvad? Väga armas tüdruk. Kutsuks jälle välja. No vot, siis on. Minu väikest Sneguritš. Ta ei saa aru, et suba ei lõppeks nii pea või?
no tänud. Et suva ei lõppeks niipea. Pretty well, and actually he's so sweet and very calm. I've heard that he was more like funny with others, but with me like more calm atmosphere that I really like. I like calm atmosphere. Would you like to go on a second date then? Probably, yeah. I would like to know about him. I'm just that good. Raske aktsepteerida. Lihtsalt neilisid niimoodi. Numbrit. See on kindel number. Vaata, ma saan nagu handicapiga. Jookse. Pane favoritsidesse kohe. Kas nad olid nagu samal teidil? Sa pead ka kogema seda. Kas nad olid samal teidil või? Yeah, sorry for all the weirdness. I had like a mic and they told me like stuff to do, like that weird freezing stuff. Ah, really? Yeah. So I don't really have like a tick or anything. Okay. And also I'm not a very good dancer. Okay. But I did mean everything else I told you. And if you'd like to go on a date sometimes, then I would ask for your number. And if you won't want to, then you can just not reply. If I want to, I can just not reply. Not reply. If you don't want to. If you don't. Yeah. Okay. I'll tell you my number. Yeah? Yeah. No to be fair, ma arvan, et see ukrainlane oleks ka olnud ainukene, kellele ma oma numbri oleks andnud nagu. Sest no need teised tšikid, sorry, aga no mida vittu noh. Ma ei läheks elu sees teidile mingisuguse eidega, kes on mingi paari tüdruk nagu. Tõmba nahhui. Mingi ära suitsetatud häälega. Nagu fuck off noh. Thank you. This looks like a real number. Kes siin teised olid? Ma isegi ei mäleta enam neid teisi. No sorry, aga ma ei läheks samamoodi teidile mingisuguse tšikiga, kes mingi, ma ei tea, kuskil mingi rajus reedes käib. Ei, aitäh. Siis no see oli mingi mentali mingi 6-aastane ju. No see oli see mingi paaritüdruk, no ma ei tea, kuhu kohta ma lähen siuksega. Ära suitsetatud häälega, ma ei tea, mind häirib. No ja ma ei tea, see tüdruk tundus nagu veits liiga nagu tight up in your ass, vaata. Siuke mingi but actually mingi siuke mutt, et kui sa tuled nagu töölt koju ja siis sa tõmbad õlle lahti, siis ta lihtsalt mingi jöriseb kõrva sulle mingi 6 tundi. Mida sa teed siin? Võta ma jalad üles! Lõpeta ära! No mine putsi, ma juba tilted lihtsalt. Ja ma isegi ei tea seda inimest. Jah. See on elu, vaata. Nii et to be fair, ma oleks ka, ma arvan, ainukesena sellel ukrainlasele andnud. Vähemalt tead, et teeb strippi ja tõenäoliselt teeb süüa ka ja mis need Ukraina naised ikka muud teevad. Seal ju on selles suhtes kodune poliitika on veel nii nagu pidi, nii nagu peab.